Tere hommikust! Iseenesest on see korraldajate poolt päris julge samm panna selline nohik kohe päeva esimeseks nii-öelda lava pealt esinejaks. Eks ma siis püüan oma insenerlikus tagasihoidlikuses mõningaid mõtteid teiega jagada. Ehk siis pealkiri, mis ette anti või tuli rääkida, oli e-lahendused kui Eesti võimalus maailmas läbi lüüa. Kohe alguses tuleks maha võtta mõningad legendid, mõningad ootused, ehk siis esimene ootus see, et jah, Eesti on e-maailmas väga arenenud, kui me võrdleme oma infosüsteeme ja lahendusi teiste riikide omadega, siis on siin oluline vahe sees ja meil on mida näidata, aga selge, et puhtalt nende lahenduste müümisega, no ma ei tea, meie e-valitsuse eksportimise või e-valimiste eksportimisega, et sellega kindlasti Eesti rikkaks ei saa. Ehk siis pole võimalust, et me võtaksime need tooted ja hakkaksime, kui me kas või kõik maad need tooted endale tahaksid ära juurutada, siis kuna see on pooleldi teenusbusiness, siis meid lihtsalt ei jätku, inimestena meid ei jätku. Ehk siis selle koha pealt meil IT-st kasu ei ole. Aga miks meil on siis üldse seda IT-d kasu? Miks meil seda IT-d üldse vaja on? Kõige lihtsam on vaadata, et mismoodi meid siis märgatakse, mis on see, millest Raul Rebane just rääkis, et miks me armastame promodama Eestit just selle e-valguses. Et see on see, mida teised maailmad või teised riigid imetlevad ja tahavad kopeerida. Ma ei oleks IKT asekantsleri, kui ma esimese pildina ei näiteks kohe loomulikult meie X-teed. Ehk siis ka täna hommikul sain Uus-Meremaalt e-maili tekstiga, et millised on Uus-Meremaa võimalused alustada X-tee juurutamist ja kasutuselevõttu lähima aasta jooksul. Ehk siis jah, me oleme sellega tuntud, ta on toonud meile mingi edukuse. X-tee on teema, mille puhul arvatakse, et me kõik teame, mis seda päriselt on. Ja kui aus olla, siis tõenäoliselt me isegi õpetame oma laste ja lastele seda, et kuidas seda täpselt üles ehitada. Sest selge on ju see, et eestlased õpetavad kohustuslikus korras kõik oma lapsed juba esimeses klassis programmeerima. See muide ei ole nii, et see on muide vabatahtlik, et nad ei pea õppima, kui nad ei taha. Aga see on üks näide sellest meemist, mismoodi Eesti on oma IT-valdkonnas tuntuks saanud, et kunagi üks pressiteade tõlgiti vist New York Timesi või Washington Posti pisut valesti just selle koha pealt, et eestlased teevad vabatahtliku programmi, aga tõlge läks, et eestlased teevad kohustusliku programmi kõigile oma lastele õppida esimeses klassis programmeerima. Ja seda siiamaani imetatakse ja issand jumal, meil ei ole mõtet hakata sellist viga parandama. Aga ikkagi, mis kasu on siis e-Eestist? Räägin sellega seoses ühe loo. Eelmise aasta aprillis, täpselt samal ajal, saadeti mind Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt Jaapanisse. Minu ülesandeks oli hinnata ära hetke Jaapani ja Eesti suhted, majanduslikud suhted ja anda oma hinnang, kas sulgeda EAS-i esindus Jaapanis või mitte. Ehk siis, kui me vaatasime reaalseid kaubavahetuskäibeid, vaatasime investeeringute mahtu, siis esimese hooga selge järeldus ka ettevõtjana oli see, et mitte mingil juhul jätkata, et igal juhul kinni panna, sellepärast, et numbrid on naeruväärsed võrreldes ükskõik millise teise turuga, mis meid siin ümbritsevad. Aga Jaapanisse jõudes ja vaadates, mis situatsioonis Jaapan on, pean tunnistama, et ma kukkusin pikali. Ehk siis sa oled kogu aeg Jaapanit näinud ja kujutanud endale ette, kui nad on ikkagi elektroonika lipulaev ja ütleme nii, et kui kuskil üldse peaks olema maailmas tipptehnoloogia, siis see peaks olema Jaapanis. Aga täpselt nii ongi. Kui me räägime tehnoloogiast, kui me räägime elektroonikast, jah, nad on selgelt maailma tipus. Aga kui me räägime infosüsteemidest, kui me räägime riigi toimimisest, kas või sellisest väiksest asjast, et näiteks erinevad ministeeriumid suudavad omavahel informatsiooni vahetada, siis Jaapan on kiviajas. Ja siin on väga lihtne insener-tehniline põhjus. Ehk siis jaapanlastel ei ole isikukoodi. Ja tänases IT-maailmas on selline probleem, et isikukood, meie termin on selle kohta isikukood, Jaapani termin selle kohta on my number, aga kui sul ei ole isikukoodi, siis isikukood tänapäevasel maailmas on sinu digitaalne nimi. Ta on unikaalne
ja ta eristab kindlat objekti teistest objektidest. Ja kui sul ei ole seda unikaalset numbrit või unikaalset nime, siis ei ole võimalik panna erinevaid süsteeme omavahel tööle. Teen kas või lihtsa näite, kui mitu Jaan Tamme on Eestis, ehk siis Jaan Tamm ühes süsteemis ja Jaan Tamm teises süsteemis, kui unikaalset numbrit ei ole, mis neid üheselt identifitseeriks, ei ole võimalik öelda, et see Jaan Tamm siin süsteemis on see sama Jaan Tamm seal süsteemis. Ja ongi kõik. Igasugune koosvõime, koostoime polegi üldse võimalik teha. See on nagu baaspõhimõte, mis on korrast ära. Ja me ei kujuta seda ette sellepärast, et meie oleme oma vabariigis elanud kogu aeg sellega, et lisaks nimele on olemas meil digitaalne nimi numbri näol. Aru on saada, et miks Jaapan ei taha panna numbreid oma inimestele, et see on seotud teise maailmasõja mälestustega, et enne teist maailmasõda oli okei inimesi nummerdada, aga pärast enam ei ole. Et jah, kusjuures iseenesest see ei pea olema number, et see võib olla ka tekst, nimi, peaasi, et on unikaalne. Teil on kindlasti internetis omale mingi kasutajanimed, et Jaan Tamm 226 või 228, midagi sellist. Ikka see tegelikult sobiks isikukoodiks. Aga Jaapan sinna pole jõudnud. Ja nende järgmise 3–5 aasta suur projekt ongi see, et nad hakkavad juurutama endale isikukoodi. Okei. Kui sa oled ära juurustanud isikukoodi, kusjuures esimese hooga nad tahavad teha vea, nad tahavad teha isikukoodi salajaseks, jällegi tuntub, et mis siis ikka, et nad võis olla salajane, peaasi, et nüüd riik ja riigisüsteemid teavad, tuleb kaasa järgmine probleem. Kui isikukood või sinu digitaalne identiteet on salajane, siis ei saa teha ID-kaarti ja ei saa teha digitaalset allkirjastamist. Kui ei saa teha digitaalset allkirjastamist, kujutage ette ise oma tänast elu, seda, mismoodi te igapäevaelus kas siis autentimiseks või autoriseerimiseks seda sama mobiili-ID-d või ID-kaarti kasutate, väga suur osa innovatsioonist jälle on ära lõigatud. Kui süsteemid omavahel ei suhtle, siis pole mitte mingit kasu ka sellest XT-st. Sest ei saa ju infot vahetada, siis pole mõtet ka kokku panna. Samas Jaapanist aru saanud on, et see on tee, kuhu minna, et tuleb saada see isikukood või digitaalne identiteet tehtud, tuleb saada digiallkiri tööle, sest see annab majanduslikku edu, see annab efektiivsusvõitu, tuleb teha süsteemid omavahel suhtlevaks, selleks on vaja mingit platvormi, mis on see riik, kellel kõik see on olemas? See on Eesti. Ja see oli põhjus, pärast mida eelmise aasta aprillis mina jätkasin Jaapanis käimist erinevate IT-delegatsioonidega lihtsalt, et meid taheti sinna. Me kutsuti sinna rääkima, kutsuti nõu andma ja valgustama, et mida me teinud oleme ja miks selle väikse Eestiga üldse oli mõtet rääkida, sest nemad on teinud seda, millest jaapanlased on mõelnud kui õigest teekonnast, aga näete, Eesti puhul on reaalne näide, õpime nende pealt. Ehk siis me olime kasulikud jaapanlaste jaoks. Ja see on ka seda, et me olime kohe pildis, me olime nende meedias, ka president, kes täna alles hiljuti seal ja sai väga hea kajastuse ja tegi väga suurepärase töö just sama Eesti IT tutvustamisel. Ja kogu seda tööd me tegime seal ainult ühe eesmärgi nimel. Mitte selleks, et müüa sinna X-teed. Me ei müü X-teed, Soomele andsime ka tasuta. Praegu britid testivad, anname ka tasuta tõenäoliselt. Sellega ei saa rikkaks. Aga me müümegi seda sellepärast, et olla pildis, et olla nagu ühe riigi jaoks tähtis, et üks suur riik üldse märkaks midagi sellist, mis siin samas Läänemere kaldal üldse asetseb. Olla suurem, kui me tegelikult oleme. Jah, ma olen nõus, et meie IT-s on puudujääk. On kindlasti, kui ma paluksin tõsta käed, et kellel on olnud mingi negatiivne kogemus viimase aasta jooksul IT-ga, ma arvan, et ükski käsi jääks tõstmata. Jah, me oleme rahulolematud, me teame, et saab veel paremini, et on võimalik veel efektiivsemalt, veel võimsamalt oma IT-d lahendada. Aga tasub kas või üle piiri, üle lahe sõita, kas Soome poole või Rootsi poole ja juba näha vahet. Et iseenesest on võimalik IT-d ühe riigi toimimiseks ära kasutada ja teha seda ülimalt efektiivsel moel. Brittide UK iga-aastane IT-eelarve on 16 miljardit poundi. Et sellest numbrist parem aru saaksite, Eesti SKP on umbes 13,5 miljardit poundi. Ehk siis UK kulutab oma riigi IT peale rohkem, kui meie üldse nagu
suudame nagu koos toota. Eesti riigi kogu IT kulu, kõik kokku, kõik palgad ja nii edasi, on alla 50 miljoni euro. Kui me vaatame seda sama funktsionaalsust või seda, mismoodi ühiskond on aksepteerinud need tehnoloogiad ja igapäevaelus kasutavad, te näete, et me oleme samamoodi nagu Jaapanist üks 10-15 aastat vähemalt ees, me oleme ka brittidest kindlasti 10-15 aastat oma tehnoloogiat ees. Miks ma ütlen 10-15 aastat? See sama näide, et kui sa juurutad isikukoodi, see võtab 5 aastat, kui sa sinna peale teed digiallkirja või ID-kaardi, meil läks digiallkirja ID-kaardiga, ta sai valmis 2000, 2006 oli esimene suurem laine, kus hakati kasutama, tõeline läbimurre toimus 2012. 12 aastat läks meil endal. Mis ta veel suurriigil läheb siis? Eks kui sa niimoodi hakkad neid aastaid liitma ja need on loogilised sammud, sa saad aru, et meil seda akent või edu, meie unikaalsust on meil veel vähemalt 15-20 aastaks. Aga mismoodi seda siis ära kasutada? Palun. Siin on teie poolt vaadates siis vasakpoolne mees on erinevad allikad annavad erinevad tulemusi, aga Jaapanis siis kas rikkuselt teine või siis neljas inimene. Temale kuulub selline kontsern nagu Rakuten, mis on põhimõtteliselt Jaapanis Amazon ja eBay kokku. Ja tema, nagu te näete, hoiab käes Eesti ID-kaarti. See on küll test ID-kaart, siis sellega nagu midagi asjalikku teha ei saa peale selle, et testkeskkonnast sõna otseses mõttes allkirja anda ja vaadata, et mismoodi see tehnoloogia üldse toimib. Ja parempoolne mees on Jaapani parlamendi liige ja tema on ka Jaapani parlamendis tehti siis selle sama aasta jooksul Eesti sõprade grupp ja tema on selle siis Eesti sõprade grupi esimees ja veab seda Eesti sõprade klubi seal Jaapani parlamendis, on ka Eestis käinud ja neil mõlemal on siis täna käes siis Eesti testi ID-kaart. Tundub tähtsusetu näitena, aga milles on see mõlu või milles on see mõte, et kui me käime rääkimas sellest Eesti edust ja kui me räägime sellest, et mismoodi üldse üks suur ühiskond võiks kasutusele võtta neid Eesti tehnoloogiaid, siis me oleme avastanud, et Jaapanil on meist kasu detailides, kui me saaksime kaasa rääkida ID-kaardi koha pealt võib-olla 7, 10, 15 aasta pärast. Sama asi Inglismaaga. Aga mis vahepeal toimub? Et miks mitte pakkuda seda sama infrastruktuuri, mille me oleme välja arendanud oma enda inimeste jaoks siin Eestis, miks mitte pakkuda seda oma infrastruktuuri, IT-infrastruktuuri välja välismaalastele, kes täna ei saa kasutada neid funktsionaalsusi või seda efektiivsust puhtalt selle pärast, et lihtsalt ühiskond ei ole selleks valmis nende enda riigis. Et miks mitte siis selle läbi saada suuremaks või olla suurem. See on huvitav pilt. Täna me oleme Eestiga olukorras, kus me oleme juba niivõrd IT-sõltuvaks muutunud, et meil on rida registreid, näiteks kinnistusregister ja mõni registrid siin veel, mis eksisteerivad ainult digitaalsel kujul. Jah, seal võib olla mingi paberväljavariante, aga need on täisdigitaalsed registrid. On selge, et selliste registrite puhul, kui nende registrite midagi juhtub, ma ei tea, kinnistusregistriga midagi juhtuks, suured probleemid. Meil on põhimõtteliselt uus maareform võimalik pärast seda. Et midagi sellist juhtuda ei saa, mis tõttu Eesti täna on tegemas seda, et me tõstame või liigutame osa oma e-riigist igaks juhuks Eestist välja. Nii-öelda andmesaatkondadesse, koondnimetusega Data Embassis. Ehk me põhimõtteliselt loome endale mingi IT-võimekusega väljaspool Eesti riigi piire, puhtalt selleks, et lihtsalt, et kas või küberkaitses vaatenurgast olla nii-öelda on the safe side. Muu hulgas selline liigutamine tähendab seda, et me liigume lähemale oma potentsiaalsetele klientidele. Ehk siis neile, kes võiksid olla potentsiaalselt Eesti kasutajad ja kes täna ei ole seda mitte, sellepärast, et nad ei ole Eesti kodanikud ja meie jaoks on vajalik, et nad ikkagi mingit digitaalset identiteeti omaksid. Ehk siis hüpotees või üks mõte rääkides, olles inspireeritud siis sellest konverentsi pealkirjast Suur Eesti. Et kas on võimalik rääkida sellisest terminist üldse, et mõelge, kui ütleme näiteks 10 aasta pärast on meil 10 miljonit eestlast. Väljakutsuv ülesanne loomulikult.
Rääkisin sellest naisega, ilmselgelt läbi orgaanilisi kasvu on seda suhteliselt raske saavutada. Ehk siis meil on küll väga tublid naised, ehk siis meie sisemine ressurss siin Eestis on küll väga võimekas, aga ikkagi 10 miljoni eesmärgi puhul tuleb olla aus, et me ei saavuta seda. Aga mis on lahendus? Kuidas saada tõeliselt suureks Eestiks? Kas üldse on võimalik lahendada sellist probleemi, et meil on 10 miljonit eestlast? Või või isegi rohkem. Tänapäeval väga enam miljonist keegi ei räägi. Tuleme tagasi selle pildi juurde, selle kaardi juurde. Siseministeeriumil tegelikult on valmis täna eelnõu ja ma loodan, et see läheb ka veel enne suvepuhkusi valitsusse arutlemisele mitteresidentide ID-kaardist. Ehk siis dokumendist, mis ei ole reisidokument, me räägime ID-kaardist, millel ei ole pilti. Mis ei ole reisidokument, aga mis annab sellele isikule, kes selle kaardi saab, digitaalse identiteedi. Põhimõtteliselt annab kogu selle võimekuse, mis teie täna saate läbi oma ID-kaardi või oma mobiili-ID, ta annab kogu selle võimekuse internetis toimimiseks. Miks see on kasulik? Miks see on kaval? Kui sa täna oled jaapanlane ja tahad äri ajada Euroopa Liidus või sa oled uus meremaalane ja tahad ajada äri Euroopa Liidus, distantsilt oma businessit juhtida on suhteliselt ebamugav. Jah, sa võid teha Eestisse ka näiteks investeeringu, sa võid teha Eestisse ettevõtte, aga väga raske on seda ettevõtte kontrollida, sellepärast, et sa ei saa olla juhatuse liige, sest kui sa oled juhatuse liige, aga elad distantsil, siis sa hakkad seda omaenda ettevõtte tegevust halvama, sest sa ei ole võimeline olema aktiivne igapäevases äris, sa ei suuda allkirjastada, kohapeal olla, otsuseid teha ja nii edasi. Okei, kohapeal enam olema ei pea, palju asju saab ära lahendada üle Skype'i, palju asju saab kasutada ära läbi muude tehnoloogiate, aga ikkagi see allkirjastamise vaev jääb. Nüüd, saades mitteresidendi ID-kaardi, saades meie enda Eesti sellise tehnoloogia ja õigusruumi osaks, kukub see probleem ära. Sa saad olla farmer Uus-Meremaal, avada 18 minutiga või tunniga ettevõtte Euroopa Liidus. Tähtis on see, et see kokkuvõttes ettevõte toimib ka Euroopa Liidus väga hästi. Kui me hakkame välja andma mitteresidendi ID-kaarti, siis me hakkame välja andma seda biomeetria vastu, mis tähendab seda, et ka pankade jaoks distantsilt konto avamine peaks muutuma julgemaks, sellepärast et täna teeb pank annab välja konto näotuvastuse järgi. Eks ma vaatan sulle otsa ja ütlen sulle, et sina oled sina, jah, ma võin sulle konto avada. Biomeetria, mis tähendab siis sõrmejäljed, näotuvastus pluss silmaiiris, on oluliselt tugevam turvakontroll kui see, mis teie teller teeb seal pangas. Mis tähendab seda, et üle interneti konto avamine ka peaks muutuma lihtsaks. See võimalus, et mul ühe päevaga, või pole nii ruttu vajagi, 2 päevaga on olemas Euroopa Liidus toimiv äriettevõte koos pangakonto ja kõige muu ülejäänud võimalustega, netipanga ja kõige muude võimalustega, ja ka selle võimalusega ma tegelikult saan lepinguid sõlmida digitaalselt allkirjastades. Tuletan meelde, et Euroopa Liidus digiallkiri on sama hea kui füüsiline allkiri juba aastast 1999. Ehk siis kõik Euroopa Liidu kohtud, kõik peavad aktsepteerima ka digiallkirjastatud dokumente. Ehk siis ma saan juhtida oma äri, ma saan liigutada raha ise tegelikult elades looduslikult võib-olla märgatavalt soojamas kliimas. Ja see asi ei ole vajalik mitte ainult välismaalastele või väljapool Euroopa Liitu olevatele inimestele, ka Itaalias võtab ettevõtte asutamine üüratult palju aega. Et seal on samamoodi, et ettevõtte asutamist mõõdavad kuudes, kui mitte aastates. Et saada üldse üks ettevõtte püsti, et saada üldse toimima, saada oma äriga pihta hakata. Aga kui mul nüüd olen ettevõtja Itaalias, mul on idee, mul on toode, ma tahaks testida selle võimekust, tahaks korrada turule paisata, vaadata, mismoodi see resoneerub, kas ta hakkab käima või mitte, väga lihtne, mismoodi resoneerub, pane kuskil e-poodi ülesse, okei, aga ettevõte, teen Eestis ettevõttega ära, töötab, on võimalik. Ehk siis meil on olemas mingi ahvatlus, meil on olemas mingi võimalus pakkuda väga hästi toimivat infrastruktuuri distantsilt Euroopa Liidus äri ajavatele inimestele või ettevõtetele.
Meil on väga lihtne maksusüsteem, meil on väga läbipaistev maksusüsteem, see on muide väga oluline, miks Maksuamet peab jätkama neid reforme, mis ta praegu teeb, et muuta seda süsteemi veelgi ausamaks ja veelgi läbipaistvamaks. Ehk siis kogu see infrastruktuur on võimalik ja me saame selle panna tööle tõeliselt suure Eesti ehitamise kasuks. Ehk siis see on see koht, mille puhul me ütleme, et miks meil on vaja seda IT-d. Et ei, see ei ole selleks, et müüa neid lahendusi lihtsalt välja, vaid see täna on see, et kuna teistel riikidel läheb niivõrd kaua aega, siis meie suudame selle augu vähemalt järgmise 15-20 aasta jooksul ära täita ja otsida enda uut võimalust. Miks see veel oluline on? Raul Rebane juba juhatas sisse. Sündmused Ukrainas on murettekitavad ja ma arvan, et mida kauemaks, te kõik nõustute minuga, et mida kauemaks selline hämar olukord Venemaa suunal jääb, seda suuremaks läheb see oht, et siia mitte keegi enam ei taha investeerida. Miks ma peaksin viima oma raha, oma investeeringu tõesti piirkonda, mille puhul me ei tea, kas ta järgmise 2 aasta pärast on enam olemas või ei ole enam olemas. Eks meil jää midagi muud üle, me peame otsima mingeid viise, kui me tahame kasvada, me peame otsima mingeid viise, kuidas liikuda välja, kuidas vastupidi, kuidas ma mõtlen, et sa võid oma äri ajada siin niimoodi, et tegelikult sind ennast siin ei ole. Ja kui aus olla, kuna see kõik on digitaalne, siis isegi su firmat füüsiliselt siin ju ei ole. Ta on registrites meil. Et sa oled uusmeremaalane, sa oled brasiillane, aga tegelikult oled sa ühe suure Eesti osa. See võiks olla meie uus kontseptsioon. Ehitada riik, mis mahub sulle taskusse. Ma olen nõus, jah, on palju riike, kes juba täna on teil kindlasti taskus ja uurivad, millega te tegelete. Ja tõenäoliselt selliste riikide kodanikud olla ei taha. Aga kui me oleksime selline riik, keda sa tõesti tahad endale taskusse, kes on sulle olemas, kes suudab sulle kogu aeg anda adekvaatset infot, mis seis on sulle rahadega, mis seis on sulle ettevõttega, suudab pakkuda väga läbipaistev maksukeskkonda, makes sense. Ja kõik ühes väikses telefonis. Või kellas, tänapäeval on. Ja ütleme ausalt, kuigi me täna tunnetame, et me ei ole selleks valmis, enamik meie registrid näiteks, täna on jätkuvalt veel eestikeelsed kas või meil on selliseid probleeme, siis ma arvan, olete kõik nõus, et me oleme suhteliselt lähedal, et seda saavutada. Peaasi, me tahame seda. Ehk siis, kui sama juttu räägiks täna siin britt või sakslane, ma tõenäoliselt oleksin sarkastiline, et ei, et kihvt jutt, aga tõenäoliselt teil läheb ikkagi nagu üks 15-20 aastat. Meie oleme seal lähedal. Küsimus ainult, et tahta. Teeme ära. Ehitame suure Eesti. Ehitame selle Eesti, mulle meeldib see kontseptsioon, inglise keeles on country without borders. Eks ärme oleme sellest territooriumist kinni, ärme mõtleme selle peale, et me oleme ainult siin ja praegu. Mõtleme selle peale, et digitaalses maailmas me saame olla igal pool, me saame nagu luua keskkondi, saame luua ja lahendada neid probleeme, mis tegelikult igapäevaselt inimestel on. TransferWise täna võtab maha ühe suure probleemi, üks olid rahvusvahelisi ülekandeid, see on väga kulukas, nad lahendasid selle probleemi. Ma tahan olles Jaapanina ajada äri kiirelt ja paindlikult Euroopa Liidus, aga ikka elad Jaapanis, me lahendame su probleemi. Ehk siis me ehitagem koos riiki, mis mahub sulle taskusse, aga samas muidugi jätkakem ka laste tegemist. Aitäh! Jah. Mulle tundub, et Aleksander Keskküla oma fantaasiates oli Taavi Kotka kõrval õnnetu algaja. Ta kindlasti ei suutnud nii lennukalt mõelda. Pange valmis küsimused, teile antakse mikrofonid, ma ise küsin esimese küsimuse täiesti diletandina, et kas see on mingi digitaalne offshore, millest sa rääkisid praegu? See on jah diletandi küsimus küll. Seepärast ma seda esitan. Ei, selles mõttes nagu, kui sa lähed täna Silicon Valley'sse või Bostonisse ja räägid startupi, et ega siis mõiste riik
hakkab omandama üha sellised nagu vähem tähtsad või vähem relevantset nagu kuju. Silicon Valley muide on samu mõtteid mõlgutamas olnud, et mis oleks, kui looks virtuaalse riigi nimega Silicon Valley. Ja kõik see Bitcoini teema ja nii edasi, et see riik enam ei ole nii tähtis. Tähtis on see, et minu igapäevane elu oleks mulle nagu rõõmupakkuv ja vahet ei ole, kus ma siis nagu olen. Sama meie probleem siin Eestis, et me tunneme muret, et noored inimesed lähevad välismaale ära. No las lähevad, las võtavad kogemusi, aga las võtavad oma Eesti taskus kaasa. Ehk siis see on see point ja ma arvan, et täna just vastupidi, et meil on pigem võimalust olukorda ära kasutades saada tõesti neid eestlasi, jutumärkides eestlasi, nad on mitte residendid, ehk siis nad ei ole kõik kodanikud, aga saada nii-öelda eestlasi või Eestiga seonduvaid inimesi oluliselt juurde. Ma kusjuures ennustan, et kui see asi nagu hakkab väljapool laiemalt levima, siis on täiesti normaalne, et ühel hetkel, võib-olla 20-30 aasta pärast, me hakkame ostma endale kodakondsust. Et riigid ja see, millises õigusruumis sa nagu toimetad ja territoorium, et nende füüsiline seos kindlasti hakkab omama väiksemat tähtsust. Et riik ja territoorium omavahel lähevad lahku. Ehk siis see on ka täna üks heidutus või võimekus, mis meil on näiteks seoses Venemaaga, ehk siis, et selgelt nagu Eesti kui riik, me ütleme nii, et me oleme, saan aru, et see ei ole kaitsemeede, aga see on heidutusmeede, et me tegelikult oleme võimelised toimima lokatsiooni sõltumatult. See, kui sa tuled Eestisse ja võtad ära parlamendi hoone, see ei tähenda, et meie parlamendi oleks pärast töövõimet. Sest meie parlament on võimeline hääletama ka nii, et inimesed ei ole ühes ruumis koos. Et nad on täiesti paisatud laiali üle maailma ja ikka teevad otsuseid. Ehk siis siin on paradigma muutus ja ma saan aru, et nende mõtetega on esimese hooga nagu väga raske leppida, aga kui lasta mõistus valla mõnel saunaõhtul, kus ka nagu õlu aitab seda teha, eks, et siis võib-olla ei olegi nagu väga halvad mõtted. Vaata, kui hästi läks, kui minu rumal küsimus võimaldas sul nii targalt vastata. Ja teiseks, et muide sõna dilettant tuleb itaaliakeelsest sõnast diletto, mis tähendab mõnu, nii et me oleme inimesed, kes tunnevad oma sellisest maailmavaatest mõnu. Nii, küsimused, palun. Raivo tahab rääkida. Ma teen otsa lahti. Taavi, fantastiline idee ja üks paremaid, mis praegu üldse nii-öelda läbi Eesti ajal on kõlama jäänud isegi, julgeks nii väita, kui see õnnestub. Aga sa teadlikult hiilisid kõrvale ühest nähtusest, mis selle idee vastu töötab maailmas ja selles post-Snowdeni maailmas eriti veel. Ma olen ka esinenud demonstratsiooni esinemistega tõestades digialkirja ja ID-kaardi tulemuslikkustega. Meie armsad lääne sõbrad selle peale ütlevad aga Big Brother, aga siis ma olen täielikult allutatud sellele, et mingisugused jorsid kuskil ANB-s, eks ole, ütlevad, et nüüd ei lähe, blokivad mul, eks ole, ära ja ma ei saagi midagi teha või nad lihtsalt saavad minust liiga palju teada. See on väga tugev näiteks motivatsioon, mida täna on tunda Kesk-Euroopa juhtivates riikides. Jällegi ajaloolise kogemus tõttu võib-olla on seda tugevamini. Kuidas seda murda? See ei ole tehnoloogiline probleem üldse, see on täitsa teine probleem, eks ole. Kuidas sellega saaks Eesti nüüd toimetada, sest see on tegelikult riikide endi nii-öelda küsimus. Mida kauem need teised riigid selle murega pead muravad ja kas sama UK näiteks, eks, et mida kauem ta nagu töötab vastu sellele, et selline võimekus luua, seda kauem on meil konkurentsieelist. Ehk siis turvalisus on tähtis ja julgen öelda, et see on üks valdkond, kus ikkagi Eestis tegeletakse igapäevaselt väga tõsiselt ja mitte ainult riigis, vaid just ka erasektoris väga hästi toimib ka Küberkaitseliit, mis on tegelikult Eesti ja erasektori ja avaliksektori koostööprojekt. Ehk siis turvalisus on ülitähtis ja ma ütlen ausalt, et ma ei suudaks teile otsa vaadata, kui tuleb välja, et meie digialkiri või ID-kaart oleks täna nagu täiesti ebaturvaline. Ma muidugi nii palju ütlen, see on hästi lihtsustatud näide, et ma ütlen nii palju, et NSA ei suutnud lahti kräkkida Snowdeni mailboxi, sest see oli krüpteeritud. Aga see mailbox oli krüpteeritud 4 korda nõrgemini kui see, mis praegu Eesti kasutab. Ehk siis see sama, mis on meie digialtkirja ja mobiili-ID ja kõige selle taga. Ehk siis hästi lihtsustatud näide, aga ei hakka insenerina väga suur rohkem detaili minema.
et me pöörame selle tähelepanu ja teine asi, mis on huvitav, on see, et me oleme analüüsinud seda, et kui tuleb välja, et järgmistel valimistel näiteks tõesti, see ei ole küll võimalik, aga mingil moel on kompromiteerinud e-valimis. Et kas me seda oleme valmis nagu e-valimistest kui mugavusteenusest loobuma? Et jah, okei, selle valimistel me peame hääled tühistama ja nii edasi, aga kas ühiskond võtab selle vastu niimoodi, et no way, et tooge mulle käärid ja ma lõikan ise esimesena selle nagu ID-kaardi pooleks ja viskan telefonist mobiili-ID välja, või me suhtume sellesse niimoodi, et okei, poisid, selge, siin oli viga, tehnoloogia ikka juhtub vigu, et hääled on tühistatud, kõik on nagu selles mõttes korras, aga olge head, et kuna see kontseptsioon oli mugav, meile meeldis distantsilt hääletada. Meil ei meeldi minna sinna jaoskonda ja vaata neid pikki pabereid. Kusjuures minu jaoks isiklikult täna on ikkagi füüsiline valimine märgatavalt ebaturvalisem kui digitaalne, siis kas ta annate andeks või anna, kas ta annate uue võimaluse või anna. Et see on päris huvitav küsimus. Ja isa ma julgen väita, et vähemalt ühe korra ikka annate mulle andeks. Lasete uuesti proovida, et poisid tehke vähe paremini, eks. Et läks veits fussi, aga tehke paremini. Kui te ütlete, miks ma arvan, et füüsilised valimised on ebaturvalisemad, siis ma soovitan vaadata, mis on toimunud Leedus häälte ostmistega. Et see on päris tõsine probleem Leedus ja olles täna olukorras, kus igal inimesel on taskus telefon, mis teeb vähemalt pilti. Et kui ma lähen selle telefoniga sinna valimiskampiini, võtan selle sedeli, kirjutan sinna peale numbri, teen selle pildi ja pärast ukse taga vahetan selle pildi rahaks, siis on see märgatavalt lihtsam konstrueerida kui see, et osta nüüd e-hääli või digihääli. Et ma võin täna sulle müüa oma hääle, aga kuna valimisperiood on 5 päevane, siis täna sulle, homme sulle, ülehomme sulle ja viimasel päeval hääletan nii, nagu ma päriselt tahan, eks. Et saate aru, et me ütleme, et sama tehnoloogia areng tegelikult diskrediteerib seda füüsilist maailma ka. Ja me oleme tulevikku näinud. Mina vaatasin eile õhtul Tallinna televisiooni, hästi räägid, aga ma ei usu sind. Järgmine küsimus, palun. Ei ole? IT on keeruline teema, et ma olen nõus. Kuulge, see raportas nüüd päris korralikult lahti, et see oli erakordselt fantaasiarohke ja tulevikku vaatav asi, nii et ma olen väga tänulikud sulle, aitäh! Aitäh!